Hea vaataja, soovin sulle õnnistatud ülestõusmispühi. Kristus on üles tõusnud. Ta on tõesti üles tõusnud. Tervitavad täna kristlased üle maailma. Tänane evangeelium juhib meid tühja haua juurde, kus Jumala võit surma üle saab avalikuks. See tühi haud ja suri lina ning igirätik räägivad Jumala armastusest, mis on tugevam kui surm. Kuid kuulakem, kuidas evangelist Johannes meile sellest sündmusest jutustab. Johannes evangeelium 20. peatükk, esimesed 8 salmi. Maarja Magdalena tuli hauale nädala esimese päeva varahommikul, kui oli alles pime, ja nägi, et kivi oli haualt ära tõstetud. Ta jooksis siis ja tuli Siimon Peetruse ja selle teise jüngri juurde, keda Jeesus armastas, ja ütles neile, nad on issanda hauast ära viinud ja me ei tea, kuhu nad on ta pannud. Peetrus läks nüüd välja ja see teine jünger ka ning tulid haua juurde. Nad jooksid mõlemad koos, ent teine jünger jooksis Peetrusest kiiremini ning jõudis haua juurde esimesena. Ja kummargil sisse vaadates nägi ta suri linu, ometi ei astunud ta sisse. Siis tuli ka Siimon Peetrus temale järele ja astus hauda sisse ja nägi maas olevaid suri linu ja higirätikut, mis oli Jeesuse pea ümber olnud. Et see ei olnud koos surilinadega, vaid eraldi kokku mässituna teises kohas. Nüüd siis läks hauda sisse ka see teine jünger, kes esimesena oli hauale tulnud ning nägi ja uskus, sest nad ei teadnud veel kirjast, et ta peab surnust üles tõusma. See on Jumala sõna ja püha evangeelium. Ja vaataja, sa kindlasti märkasid, et kuuldu algab murega. Maarja Magdalena läheb pimeduse katte all hauale. See on hommikune teekond läbi hinge ahistava pimeduse. See on leinateekond, mis lõpeb aga ootamatult. Seal, kus teda pidi ootama armastatud õpete haud, leiab Maarja Magdalena vaid tühja haua. Kivi hauakoopa ees on veeretatud ära ja haud on tühi. See on ehmatav ja segadust tekitav olukord. Ta jookseb Peetruse ja Johannese juurde ja ütleb hingeldades, nad on issand hauast ära viinud ja me ei tea, kuhu nad on ta pannud. Kahtlused ja segadus kasvavad. Eks oleme meiegi olnud vahel olukordades, kus puuduvad mõistlikud vastused. On ainult küsimused ja sügav lein ja hingetühjus. Ärevus ja kiirustamine laienevad. Nüüd tormavad ka Peetrus ja Johannes hauale. Johannes jõuab esimesena, kuid ootab, kuni Peetrus astub esimesena hauda. Hauas ei ole aga midagi muud kui vaid suri lina ja higirätt, aga need on korralikult kokku pandud. See on esimene märk rahust ja jumalikust sekkumisest. Jumalal ei ole midagi korralt väljunud. Olnuks haud kiirustades rüstatud ja surnukeha varastatud, olnuks kõik teisiti. Ja just nüüd ütleb Johannes tagantjärgi, et tühja hauda astudes ja korralikult kokku pandud surilina ja higirätikut nähes ta uskus. Nendest kahest asjaolust piisas, et ta südames hakkas usk uuesti võrdsuma. Kuid selle usu kasvamiseks ja küpsemiseks seisis ees veel palju kohtumisi ülestõusnuga. Ja head vaatajad, see kehtib ka meie suhtes.
Meil on aga täna veel midagi, mida nendel esimestel ülestõusmise tunnistajatel ei olnud. Nad ei teadnud veel kirjast, et ta peab surnuist üles tõusma. Veel ei mõista nad kogu juhtunu tähendust, kuid ülestõusmise valgus ja rahu valgub siiski nendegi südamesse. Jumal oli teinud midagi, mida ei Maarja Magdalena, Peetrus ega Johannes ei osanud oodata. Jumal oli oma poja, kes meie kõigi pattudes suri, üles äratanud. Surm oli ja on võidetud. Nii ütlevad tühi haud, korrastatud surilina, igirätik ja jüngrite usk meilegi täna, saatan, patt ja surm on võidetud. Ja isegi kui me kõike, mis on toimunud, veel ei mõista, on ususeeme siiski meiegi hingest tärganud. Me usume, et valgusel, elul ja armastusel on ka kõige raskematel hetkedel öelda viimane ja lõplik sõna. Ja nõnda oleme me osa lootuse rahvast igaviku sillal. Head kaasteelised, me võime täna koos muistse Hiobiga öelda, sest ma tean, et mu lunastaja elab ja tema jääb viimsena põrmu peale seisma. Palvetagem. Issand, sa näed meie muret ja pimedust, meie kahtlusi ja heitlusi iseenda ja maailmaga. Me täname, et me ei ole üksi jäetud. Sina oled üles tõusnud, sa oled surma võitnud. Sinuga võime oma teed usus, lootuses ja armastuses jätkata, kuni jõuame igavese eesmärgini. Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.